Millest õhk meie ümber koosneb? Õhul on 2 peamist komponenti, lämmastik ja hapnik. Lämmastik moodustub meid ümbritsevast õhust ligi 80% ning hapnik umbes 20%. See tähendab, et 1/5 meid ümbritsevast õhust on hapnik ja hapnik on õhust see tähtis osa, mille kohta me täna ka rohkem õpime. Lämmastik on hästi stabiilne, tema millegagi väga ei reageeri, ta on rohkem selline täitegaas, mis meid ümbritsevat ruumi täidab. Hapnikku kasutab meie keha selleks, et me saaksime tegutseda, sest hapnikku kasutatakse energia tootmiseks. Mida rohkem hapnikku, seda rohkem energiat. Vaatame seda näidiskatsega. Näidiskatseks kasutame põlemist, sest ka põlemises on väga vajalik reagent hapnik, mis tähendab, et mida rohkem hapnikku, seda kiiremini saab põlemine toimuda. Seda kiiremini me saame energiat kätte. Et põlemise võimalike tagajärgede eest ennast kaitsta, siis tuleb kasutada kaitseprille, et silmad oleksid turvaliselt hoitud. Põletamiseks kasutan vatti. Panen sellise vatitüki siia anuma põhja ning seejärel süütan selle tikuga. Ja vaatame, milline põlemine toimub. Vatt põleb, kuid mitte eriti äkiliselt, sest kogu põlemiseks vajaliku hapnikku peab ta võtma ümbritsevast õhust, kus on seda vaid 20%. Proovime nüüd hapniku kontsentratsiooni, ehk siis seda, kui palju on hapnikku põleva keha ümber tõsta. Eemaldan siit vana vati. Kasutan selleks tange, et mitte oma käsi kõrvetada. Pum. Nüüd vaatame vati põlemist, kui me lisame keskkonda hapnikku. Hapnik on siin ballooni sees ning kui siit kraan lahti keerata, hakkab palju häälesaatel toru otsast välja tulema hapnikku. Kui kraani natukene vähem lahti keerata, tuleb siit endiselt hapnikku välja, me seda küll ei kuule. Küll aga peaksime nägema, kui me lisame hapnikku põlevale vatile. Valmistame ette vati tupsu ning süütame. Nägime, et vatt põles väga ereda leegiga. Seda seetõttu, et ümbritsevas õhus oli väga palju hapnikku, millega reageerida, mis tähendab, et põlemine sai toimuda väga kiiresti. Järgmine kord, kui hingeldama hakkad, siis tea, et see on sinu keha reaktsioon suurenenud hapniku vajadusele. Nii et ära unusta hingata!